Tere head korvpallisõbrad, oleme taas kossujuttude lainel, kui tagasi on mängumeeste intervjuude sari oma 4. episoodiga. Hea meel on tervitada teisel pool arvutiekraani Lääne-Virumaalt Haljalast pärit 29-aastast mängumeest, kes hooajal 2009-2010 tuli koduses korvpallis suure pauguga pildile ning võib öelda, et on sinna püsima jäänud tänini. Tere tulemast Eesti rahvuskoondise pikaaegne tagaliinivedur korvpalliringkondades tuntud ka kui veidekas ning hetkel siis Itaalia esiliigas palliv Rain Veidemann. Tervist! No Rain, tuleme alustuseks veel tagasi rahvuskoondise viimaste mängude juurde, mis mängiti Venemaal Permis ja kus tagati siis pääs Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Sina jäid kahjuks nendest mängudest eemale. Valgusta veidi, mis selle tingis ja kas järgmisel aastal on eesmärk ikka finaalturniirile sõitvasse koondisesse murda? Jah, selles suhtes, et väga kahju oli nendest mängudest eemale jääda, et tahtsin väga osaleda, aga kahjuks tervislikel põhjustel, et täpsemalt oli väike probleem seljaga ja pidin ka Saksamaal paar mängu vahele jätma, nii et siis tuli selline otsus vastu võtta, et seekord mitte liituda. No, eelmises intervjuus oli mul õnn usutleda sinu vana meeskonnakaaslast Rein Rallikut, kes mainis, et 2015. aasta EM oli tema karjääri tipphetk. Kas ka sinu puhul võib sama öelda, et see on senine meeldejäävaim mälestus senisest profikarjäärist? Jah, kindlasti see, aga siis enne seda U20 EM-il B-divisionis teine koht, et sai pääsu A-divisiooni, aga ma arvan, et tipped kindlasti EM-il mängimine, jah. Aga millised võib-olla on senise klubikarjääri eredaimalt meelde jäänud momendid? Ma arvan, et kui nüüd natuke tagasi minna ajas, siis võib-olla oligi see esimene Tarva hooaeg, et me ikka panime päris korraliku peo sealt püsti ja ütleme nii, et oli nauditav hooaeg. No tänasel päeval oled sa taas pallimas Itaalia esiliigas väikelinnas Mantovas. See peaks sul olema Itaaliasse nüüd juba 4. käik. Oled sa sealse kultuuriruumiga täielikult ära harjunud ja kas tunned seal riigis ennast sisuliselt nagu teises kodus? Jah, ära harjunud kindlasti. Ma ei saa öelda, et kui teises kodus, aga näiteks praegustki tagasi tulles, siis ütleme nii, et asjad tulid ruttu meelde ja võib-olla kõige raskem asi, millega harjuda on just see söögi poole, mida ma tean, et kõik täiega hindavad, et Itaalia söök on hea, aga ma arvan, et see oleneb mis sellest, millises osas Itaaliasse elada, et kuida ja mismoodi neid sööke rohkem valmistatakse, et kui sul lihtsalt tuuakse ladriku peal tükk kana ja sidrunitükk söö, siis on natuke raske, et pange palun mingisugust kastet ka, aga sellega kõigega harjub. No on sul itaalia keel ka juba külge jäänud või see eriline keeleõppija selles osas ei ole? Ma arvan, et kui mul oleks mingisugune spetsiaalne õpetaja või koolitus, siis ma kindlasti oleks see mul suus juba, aga ma ise väga suur õppija ei ole, aga poes saab hakkama, restoranis saab hakkama ja korvpallialaselt, et kui treener itaalia keeles räägib, siis mulle lisaks keegi tõlkima ei pea. No sa oled lisaks Itaalia liigale mänginud legionärina ka Saksamaal, kus alustasid ka tänavust hooaega. Neid kõiki välisklubisid võib-olla ritta pannes, siis kus oled sa selliste aastate jooksul end kõige mugavamalt paremini tundnud nii mängulise poole pealt kui ka võib-olla väljaspool palliplatsi? Ma arvan, et kõik klubid on olnud nii mänguliselt kui ka tavaelu poole pealt täitsa tipp-top, et kui välja arvata see Rooma, kus eelmine aasta sai olla, et seal asjad ei sujunud nii hästi, kui oleks võinud. Aga muidu ülejäänud ma olen täitsa rahul olnud igal pool.
No aeg lendab ning sul on käsil tegelikult juba 12. profikarjääri aasta, et kui palju sa tunned, et sinu mängustiil on nende aastate jooksul muutunud ja kui palju sa ise oma mängu taotluslikult vastavalt mingitele olukordadele nende aastate jooksul kohandanud oled? Ma arvan, et stiil on ikkagi sama, nagu ta kogu aeg on olnud, aga võib-olla võiks öelda, et ma olen võib-olla natukene rahulikumaks jäänud, et rohkem nagu külma närvi säilitada ja nii-öelda see otsustusvõime, et paremaid otsuseid vastu võtta. No sinu kohta võib kindlasti öelda, et oled oma karjääri jooksul olnud selline väga hea kohane ja igale poole, kuhu sa läinud oled, sa oled alati oma koha välja mänginud, et oskad sa spekuleerida, mis on selle tinginud, et igale poole minnes sa oled olnud nii-öelda kohe mängumees ja juba alates siis veri noorelt mäletame ju Rakvere Tarvas, sa ikkagi Eesti liigas ennast pauguga pildile mängisid, et on sul kuskil üldse olnud nii-öelda keeruline sisse sulanduda või mänguaega teenida? Jah, ma arvan, et see on võib-olla üks osa minu isiksusest, et mul on isegi öeldud, et kurat, mõned vennad pole poole hooaegagi liikumisi selgeks saanud, sa tuled siia ja sul on 2 päevaga kõik asjad selged ja sa õpetad neid vendi, kes siin nii-öelda pool aastat olnud on. Aga võib-olla, kus mul kõige raskem olla oli esimene aasta Saksamaal Beirutis. Et kui ma kohale jõudsin ja seal mul 7 ameeriklast vastu vaatasid, siis see oli nagu omaette kogemus. Aga ma arvan, et ma sain ka seal, et see normaalselt hakkab. Alati oleme üritanud nende seniste intervjuude vältel anda edasi midagi õpetlikku ka meid kuuluvatele noorematele korvpalluritele, kes on alles oma tee alguses, et oskad sina oma karjääri näitel midagi välja tuua, mis kas siis jääb kripeldama või mida oleks tagantjärele analüüsides võinud kas nooruses või hiljem teisiti teha, mida tänased noored võib-olla saaks kõrva taha panna ja tulevikus paremini teha? No kripeldama, minu puhul selles suhtes midagi nagu kripeldama pole jäänud, aga mille peale ma kogu aeg mõtlen, et mis siis saaks, kui mul oleks nii-öelda 2 tervet jalga. Et kui kõrgele hüppaks või kui kiiresti siis jookseks. Aga selline see elu on ja pole midagi teha. Et tuleb sellega võidelda. Aga mida nii-öelda noortematele öelda, siis kindlasti ei tasu nii-öelda egoist olla vastasmängijate või treenerite suhtes, et kui sul ikka treener midagi ütleb, et siis isegi kui sulle see ei meeldi, neela see alla, tee see ära ja pärast mine koju, räägi oma, ma ei tea, sõpradele, emale, isale ja tüdruksõbrale seda, et kui pahasti või valesti asjad on, aga kui sa oled trennis või mängul, siis hoia oma suu vait ja tee seda, mida vaja. No lisaks profikorvpalluri elule oled sa tänasel päeval ka ühe toreda poisi isa ja täitmas perepea kohustusi, et kas isa roll ja kõik selle juurde käib on mingil määral sinu jaoks ka korvpallimängule teistsuguse vaate andnud? Ma arvan, et korvpallile kui endale ei ole mingisugust teist vaadet andnud, aga ta on mind ennast kindlasti paremaks ja rahulikumaks inimeseks muutnud. No, ma usun, et sa Rain nõustud minuga, kui ma ütlen, et meie korvpall on tõusuteel ja peal on kasvamas palju noori tegijaid, kelle mänguga ilmselt sina selle hooaja jooksul oled näinud. Kui sa peaksid tänasel päeval valima Eesti parimat meeskorvpallurit, siis kellele sinu valik ennast välja jättes hetkel langeks? Ja meil on väga palju andekaid kutte ja ma olen tõesti väga-väga õnnelik selle üle. Ja ma arvan, et praegusel hetkel parima ma annaks Kotsarile, sest ta teeb tõesti väga, väga häid esitusi Saksamaal ja mängib väga stabiilselt. No kui vaatame tuleviku poole, siis mis eesmärgid 29-aastase Rain Veidemannil korvpallialaselt veel täitmata on või millest ja kust mängimisest sa veel salamisi unistad? Mul veel siin mingid aastad tagasi olid sellised eesmärgid ja mida teha ja kuhu jõuda, aga nüüd ma panen lihtsalt puhtalt flow pealt, et saab jälle hooaeg läbi ja vaatab, mis saab ja et tahaks piisavalt kaua mängida ja loodame, et keha vastu peab.
oled sa tulevikuplaane ka pidanud? Kas oled mõelnud, mis pärast mängija karjääri tegema võiks hakata, soovid sa jääda korvpalli ja spordivaldkonnaga seotuks või näed end hoopis mingil teisel elualal tegutsemas? Oi, selle peale on saadud ikka väga palju mõelda, aga siukest konkreetset varianti nagu välja polegi mõelnud. Nii et ma jään sulle ausalt vastuse võlgu. Eks vaatame, mis siin aastad toovad. Aga kas juba midagi nokitsed ka korvpalli kõrvalt või hetkel ikkagi keskendud puhtalt profikarjääril? Ei, praegust ikka puhtalt profikarjääril. Aitäh, Rain, et olid meeleldi nõus mulle ja Eesti korvpallifännidele oma mõtteid jagama. Soovin sulle edu, et hea hoog Itaalia esiliigas jätkuks ning hooaeg siis kenasti lõppeks. Aitäh! Teiega, mängumeeste sõbrad, kohtume taas juba üsna pea. Tänud, et vaatasite. Kohtumiseni!